Nüüd 4. ülesanne. Õpilane uuris vask-2 oksiidi ja soolhappe lahuse vahelist reaktsiooni. Ja siis pärast ta filtris saaduse ja siis ta aurustas filtraadi kuivaks. Ja nüüd kirjuta katsevahendite nimetused. Esimene on siin. See on keeduklaas. Teisel ja siis teine on siin, see on kolb. Ja 3. on lehter. Mis aine moodustub pärast aurustamist? Tahke jäägi joonisel 3. Ehk siis ta pani on ju vask-2 oksiidi ja soolhappe oma vahel reageerima, nii et sellest peaks tulema siis vesi ja vask-2 kloriid. Ehk siis tõenäoliselt, mis ta saab siit, kui ta vee ära aurustab, on see. Ehk siis vask-2 kloriid. Nüüd küsitakse, et põhjenda, miks ei ole võimalik sama lõpptulemuse või lõppsaaduse saamiseks kasutada lähteainena siis soolhapet pluss vask. Miks ta ei tööta, on see. Siin ma võtsin eraldi välja ka lahustuvustabeli ja selle metallide aktiivsuse rea. On see, et metallid reageerivad siis happega siis, kui nad on vasakul pool siin sellest vesinikust. Ehk siis kõik need metallid reageerivad happega, aga need ei reageeri. Ja kui me vaatame, siis vask on siin, ehk siis vask on liiga vähe aktiivne sisuliselt. Vask on vähe aktiivne. Ilmselt võib siia ka kirjutada mingi, et vask on sellest vesinikust metallide pingereas vasakul pool. Või tähendab paremal pool ja nii edasi. Nii, 5. ülesanne. Orgaanilises keemiatööstuses on erinevad ained ja siis kirjuta nimetus ja määra aineklass. Kõigepealt meil on, siin on väävelhappe. Seda tuleks lihtsalt peast teada. See on hape üllataval kombel. Siis on mingisugune kroomioksiid. Kroom on teisest B-rühmas, mis tähendab on B-rühmas, mis tähendab, et me peame tema oksidatsiooniastmega kirjutama nimetusse. Et me teame, et hapnik üldiselt on -2, ehk siis siin tal on kokku -6, siis -6 jagada 2 või õigemini oleks panna 6 jagada 2 on 3. Nii et me teame, et see on kroom-kolmoksiid. 3 on siis kroomi oksidatsiooniaste. Kroom-kolmoksiid. Ja tema on oksiid. Üldiselt kõik ained, mis on niimoodi, et mingi lihtaine pluss hapnik on oksiidid. Ja siis siin on tetrafosfordekaoksiid. Ja tema on nüüd A-rühmas, aga kuna ta ei ole esimeses, teises või 3. A-rühmas, siis tal on vaja oksidatsiooniastega määrata, või mitte oksidatsiooniaste määrata, aga eesliited panna need ladinakeelsed sõnad, mis olid need mono ja di-tri, tetrapenta, heksa ja nii edasi. Nii et meil on siin 4, see läheb siis tetra, siis tuleb fosfor, mis on see P-fosfor. Seda saab vaadata ka perioodilisusstabelis. Siis on deka, mis on see 10. Ja siis oksiid. Ja tema on ka oksiid. Tetrafosfordekaoksiid seob väga tugevasti vett. Lõpeta ja tasakaalusta selle reaktsiooni võrrand. Ja kui ta vett seob, siin meil on happeline oksiid ja see on vesi. Happeline oksiid ja vesi peaksid andma kokku happe.
nii et siia ette me saame panna H ära, siis vaatame seda lahustuvustabelist, seal meil on need happete anioonid. Happete anioonidest C on fosforiga, P on 4, nii et paneme PO4 kirja. Nii, PO4 selle oksidatsiooni aste oli -3, nii et siia tuleb 3 ja nüüd tasakaalustame. Siin, kuna siin on fosfori, siin on 4 fosforit, siis siia ette paneme 4 ja siis tasakaalustame ülejäänud. No siin meil on 12 vesinikku, nii et siia ette tuleb 6 ja nii ta peaks olema. 6 ülesanne. Matkavarustus peab vastama nõuetele, muuhulgas võimalikult kerged. Siin on erinevad materjalide tihedused. Nii, kõigepealt küsitakse, mis on roostevaba teras. Roostevaba teras peaks olema sulam. Siis küsitakse polüpropeeni kohta, see on üks polümer. Tavaliselt kui on polü, siis see juba tähendab, et ta on polümer. Nii, siis kaussi kasutatakse toidu valmistamiseks, matkapriimusel ja söömiseks. Millest tuleks ta teha? No, polüpropeen plastist väga hästi ei saa, sellepärast, et on plastmass, nii et ma arvan, ta sulaks ära, kui ta lõkke peale panna. Nii et meil on valikud alumiinium ja roostevaba teras. Ja alumiinium on palju vähem tihe, mis tähendab, ta on kergem ka. Nii et paneme alumiinium, sellepärast, et ta peab kuumusele hästi vastu ja on ka kergem. Nii, siis öeldakse, et lusikat ja kruusi kasutatakse ainult söömiseks, millest võib seda teha. Ma ütleks, et sellest plastist võime teha selle, sellepärast, et me ei pea teda keetma või midagi, nii et ta ilmselt ei sula ära, pluss ta on hästi kerge, nii et siis on vaja vähem mingi raskust kaasas kanda. Ja siis küsitakse, milline on polüpropeeni struktuuri valem. No, põhimõtteliselt ainult see siin on polümer, nii et ma arvan, et see on polüpropeen. Prop tähendab ka 3 ja siin on 1, 2, 3, nii et see peaks sobima. Nii, aga siis paneme ka teistele valemitele vastavad nimetused. Kõigepealt meil on siin üks selline, kus on 2 süsinikku ja siis OH-rühm. OH tähendab, et see on alkohol, ehk siis see on et, sellepärast, et on 2 süsinikku. Ja siis etanool. Nii, siin meil on üks karboksüülrühm ja 2 süsinikku, ehk siis ta on ilmselt etaanhappe. Etaanhappe võib ka kirjutada äädikhappe. Ja siis siin on üks C ja siis 4 H-d, ehk siis ta on met ja metaan. On sellepärast, et siin on ainult need üksiksidemed. Ja met sellepärast, et siin on 1 süsinik. Nii et 7. ülesanne. Kasutatakse kütusena segu, mis on butaan ja propaan. Ja mida see ohumärk tähendab? See ohumärk tähendab seda, et see on kergesti süttiv. Nii, nüüd tahetakse butaani struktuuri valemit. Nii, butaan on lineaarse ahelaga süsivesinik ja sisaldab 4 süsinikuaatomit. Ehk siis me võime põhimõtteliselt 4 süsinikuaatomit kirjutada. Me teame, et süsinikel peab olema igalühel 4 sidet ja kui me teame, et siin on ka üksiksidemed igal pool, siis me teame, et lihtsalt igale poole me saame panna vesinikud külge, et kõikidel süsinikel oleks 4 sidet. Nii, butaan, butaan, butaan. Ja nüüd öeldakse, et koosta summaarne valem. Summaarne valem tähendab seda, et me peame kokku lugema kõik need C-d ja kõik need H-d ja siis kirjutama, mitu neid on. Nii et C-sid on 4, H-sid on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, ja nüüd on koostaja tasakaalusta butaani täieliku põlemise reaktsiooni võrrand. Nii, ehk siis paneme butaani siia. Täielik põlemine, põlemisel üldiselt on see, et siia tuleb hapnik. Täielik põlemine tähendab, et meie saadused on CO2 ja H2O. Ja nüüd tasakaalustame. Meil on vaja 4 C-d, sellepärast, et siin on 4. Siis mitu süsinikku meil on vaja, siin on 10. Paremal pool praegu on 2, nii et siia ette paneme 5. Ehk siis nüüd loeme kokku, mitu hapnikku meil on.
meil on paremal pool 8 pluss 5. 8 pluss 5, see on 13. Siin meil on 2, nii et me saame selle jagada 2-ga, nii et see on 6,5, nii et see jätta paneme 6,5. Nii, ja siis butaani täieliku põlemise saadusi seostatakse ühe keskkonnaprobleemiga ja nimeta see keskkonnaprobleem. No ilmselt siin peetakse silmas seda CO2 ja siis kasvuhooneefekti või siis kliima soojenemist.